Head sõbrad ja kolleegid, olen juba varemgi juhtinud tähelepanu ühele veebilehele, mis on koostatud eelkõige usaldustelefoni telvaritele endile enesetäienduseks ja abiks ühe alternatiivse elukäsitluse selgitamisel. Selle lehe aadress on www.graalia.ee/ja 126, meie tuntud number 126. Ja pealkiri on sellel lehel elust ja inimestest pisut teise kandi pealt. Inimesed on teatavasti ainukesed olendid maa peal, kes tunnevad huvi ka selle vastu, kes nad on, kust nad tulevad, pärinevad, kuhu nad suunduvad ja milles on üleüldse nende olemasolu maine mõte. Miks neid eesmärke on vaja teada, aga nimelt sellepärast, et suurema ja kaugema eesmärgi püstitamine ja selle tundmaõppimine aitab paremini koostada kõiki vahe-eesmärke, et neid teetähiseid mööda liikudes otsustada, kas see viib meid eesmärgi suunas, kallutab sellest kõrvale, hoiab meie arengut kinni või kisub hoopis tagasi. Väidetakse, et kogu meie elu ja toimetamise keskkond on tunnetatav, mõistetav, loogiline ja seaduspärane seinast seina või, kui soovite, põrgust paradiisini. Kui siin jääb inimesel midagi arusaamatuks, siis on ta tavaliselt selles ise süüdi, liiga vähe pingutanud või ei ole võtnud vaevaks asjad lõpuni läbi mõelda. Seejuures kõige üldisemad seaduspärasused, mis meie elu korraldavad, on ühised kogu inimkonnale. Need ei sõltu ei soost ega rassist, usutunnistusest ega kodakondsusest, nahavärvist ega millest iganes. Inimene on teatavasti ka ainukene olend, kellel on olemas vaba tahe. Vaba tahtega kaasneb aga paratamatult igaühe isiklik ja täielik vastutus kõige selle eest, mida ta teeb või tegemata jätab. Iga tegu, iga ütlemine ja iga mõttegi on tegu. Kusjuures mõte on veel niivõrd oluline, et korduvalt on rõhutatud, et hoidke oma mõtete läte puhas. Siis loote rahu ja olete õnnelikud. Kui inimesed kas või ainult seda põhimõtet jälgiksid, oleks kogu elu meil võrratult inimlikum ja toredam. See elu, mida me elame, ei olegi ülearu keeruline, sest põhilised seadused, mis siin toimivad, on lihtsad ja selged. Seda me tavaliselt kõik teame, aga ei pööra võib-olla ainult küllalt tähelepanu sellele, et need seadused toimivad automaatselt, iseenesest, vääramatult ja äraostmatult. Mitte ainult nii palju ja niivõrd ja seal, kus see meile meeldib või ei meeldi. Võtaks 4 kõige olulisemat ja tuntumat seadust, nii nagu nad on tavaliselt nimetatud, ja kõigepealt neist oleks tagasimõju ehk karma seadus. Mida külvad, seda ka lõikad, ehk kui veel ilmekamalt väljenduda, kes külvab tuult, see lõikab tormi. Ja nii heas kui halvas mõttes. Igal juhul teed, mis sa teed, tagasi saad kuhjaga. Teine oleks vastastikune külgetõmme, samalaadsete külgetõmme. Sinna kuuluvad peale kõige muu ka kõiksugused ühendused, seltskonnad ja nii edasi.
nende hulgas ka meie usaldustelefoni telforid. Neil on kõigil midagi ühist, mingi soov koos toimetada, ühised arusaamad ja sellepärast me siin koos olemegi. Kolmas oleks raskuse seadus, mis on raskem, vajub allapoole, on ta tumedam seda jagu, mis on kergem, heledam, see tõuseb ülespoole, kuni tuntud ütlemiseni, et tõde tõuseb, vale vaob. Ja lõpuks oleks ka liikumise seadus, et kõik, mis elab, see liigub, ehk kui ei ole enam liikumist, siis ei ole ka elu. Ja nagu öeldud, kõik need seadused toimivad iseenesest automaatselt, kindlalt, vääramatult, äraostmatult, sõltumata sellest, kas see meile meeldib või ei meeldi. Vaja oleks neid tundma õppida ja oma igapäevases tegevuses arvestada. Eelöeldust mõned olulisemad järeldused. Inimene on eelkõige vaimne olend, kes siin maa peal toimetamiseks peab paratamatult kasutama oma maist füüsilist keha. Inimene vaimse olendina on surematu, erinevalt ajalikust ja kaduvast füüsilisest kehast. See aga ei tähenda kaugeltki, et inimesel oleks võimalik sind piiramatult lulli lüüa või tühikargamisega oma aega sisustada, sest kui inimene ei püsi oma vaimsel tõusuteel, siis kukub ta paratamatult varem või hiljem sealt alla ja peab kõike uuesti otsast peale alustama. Suureks abiks on inimese arengus reinkarnatsioonid ehk maised taassünnid. Need aitavad inimestel omandada siin maises elus rohkem kogemusi ja ühtlasi aitavad ka parandada neid vigu, mis on seni kahjuks ette tulnud ja mis vajavad heastamist. Ilma selleta nagunii edasi kuigi kaugele ei pääse. Reinkarnatsioonide tundmine, tunnetamine, mõistmine ja tunnistamine aitab ka läbi näha ja ära kasutada neid sidemeid ja seoseid, põhjuse ja tagajärgi, mis ulatuvad ühest maisest elust kaugemale läbi mitme elu, mis on juba elatud ja aitab selgitada ka seda, mis on sealt kaasa toodud, mis on vaja korda teha ja ette näha ka seda, mis siit veel edasi ja ette näha ka seda, mis siit veel edasi tuleb. Ebaõiglane oleks arvata, et elus on meil kõik enamasti juhuslik, arusaamatu, põhjendamatu, sobimatu, ebaõiglane. See tuleb ainult sellest, et me ei ole suutnud neid seoseid läbi näha. Siia alla kuuluvad küsimused, kuidas tulevased vanemad teineteist leiavad, millega on määratud see, millised lapsed nende perekonda sünnivad, mida saavad vanemad oma laste valimisel ise ära teha, tulevaste laste valimistel, kes alles hakkavad sündima ja nii edasi. Need küsimused ulatuvad niisiis sünnieelsest ajast kuni surmajärgseni, sest mainesurm on üks neid küsimusi, mille saabumises mitte keegi maailmas ei kahtle. Ei ole veel keegi siia igavesti elama jäänud, aga kummalisel kombel tahetakse just nende oluliste küsimustega, mis inimese jaoks peaksid olema kõige olulisemad ja määravamad, tegeleda kõige vähem.
aga paljudele hoopis kõrvalisematele ja tühisematele asjadele ollakse valmis pühendama meeletult aega, energiat ja vahendeid. kõik siin räägitu on väga kaugel sellest, et olla mingi missioonitöö või millegi pähe määrimine. ja juba sellel lihtsal põhjusel, et antud käsitluse valguses ei ole kuidagi võimalik mitte kellelgi, mitte kedagi, ei karvu ega kõrvu pidi tirida karvavõrdki kõrgemale sellest tasemest, kuhu too oma vaimselt arengult parajasti kuulub. see on tee, mis tuleb igaühel endal läbi käia ja ma tahaksin väga loota, et osutatud materjalid ja praegused selgitused on teile selle juures natukenegi abiks. Enn, lugedes sinu mõtteid Graaliast ja mõeldes üldse inimese elu peale, on ju meie kõigi eesmärk olla õnnelik ja elada head elu. Aga seleta natukene veel lihtsalt lahti, et kuidas Graali sõnum selleks kaasa aitab? Sellega ta nagu peakski aitama, et me saame oma elukest elada teadlikumalt ja teadlikumalt seda ka kujundada, osata hoiduda nendest tegudest, mis head ei ole ja teha neid liigutusi, mis peaksid meie elu ja kvaliteeti tõstma ja parandama. Aga kui mul on konkreetne mure ja mul on nüüd ees need üldised väga ilusad tõed, et kuidas nad saavad mind konkreetses mures, kui mul hakkab see elu eesmärk ja mõte ära kaduma. Et siin igapäevases elus on väga palju asju ja tihti nad kipuvad kokku jooksma inimesel. Niisugusel kohal on vaja kõigepealt meeles pidada seda, et kogu see jutt ja kõik need materjalid, mis selle internetilehe peal olemas on, ongi mõeldud eelkõige delforite endi enese täiendamiseks, neile tausta andmiseks, neile mõtete andmiseks, nende endi mõttetöö suunamiseks alternatiivsetele võimalustele ja siis ise otsustada, mida sellest kasulikku ühel või teisel konkreetsel juhul leida. Sest ei ole sugugi mõeldud, et nüüd üks delfor võtab selle õnnetu helistaja kätte ja loeb talle mingi peatüki 2 või 3 sealt ette. Küll aga oli mul endal hiljaaegu üks selline juhus, kus üks helistaja, kellega me rääkisime laupäeva õhtul ligemale 3 tundi, võttis kätte ja ütles, et nojah, kõik on hea ja küll, aga ega teil ei ole mulle nagu nii midagi uut öelda, kõik on juba teada, kõik on kuuldud, ammu ilma millestki midagi kasu ei ole ja nii edasi. Ja siis ma mõtlesin uuesti veel kord, et oota, tuhka sa kõik enne nii väga kuulnud oled. Pakume midagi alternatiivset välja, vaatame, mis sa selle peale ütled. Ja see mängis päris tükk aega. Läks helistaja hoogu ja elas kaasa ja mõtles edasi. Ja siis jälle, nii nagu selle depressiooniga tikub olema, vajus korraks ära. Aga enam ta ei öelnud, et ma olen kõike kuulnud, kõike näinud ja mingi asi mind elus enam ei üllata. On vähemalt suund, kuhu edasi mõelda. Kuidas sina mõtled, et kas see sõnum aitab rohkem selliseid materiaalseid inimesi või religioosseid inimesi? Nii religioossus kui ka materiaalsus on üks osa meie inimeste igapäevasest elust ja kui see käsitlus peaks olema niisugune, et ta haarab kõike, mis inimest puudutab, siis ta tegeleb nii materiaalse külje kui ka religioosse küljega. Püüdes ära seletada või juhtida tähelepanu sellele, mis mõlemas neist on olulist inimese jaoks. Kuidas sa vaatad seda, kas seda võib vaadata ikkagi nagu ka ühte usku? Mitte mingil juhul. Sellepärast, et me oleme sinuga mõlemad pikka aega olnud Gunnari õpilased ja mida Gunnar ütles, on see, et 3 paha asja, mille eest inimene peaks ennast hoidma, on viina joomine, tubaka põletamine ja missioonitöö.
Nii, mingit missionitööd siin tehtud ei ole ja seda ei saagi teha, sest üks põhitõde, mis siit on korduvalt välja tulnud ja öeldud, et vaimses maailmas ja vaimsetes küsimustes ei saa mitte keegi, mitte kedagi ei kõrvu ega karvu pidi tirida kõrgemale, kui tema vaimne tasand parajasti on. See on see tee, mida igaüks peab ise läbi käima ja siin saab ainult talle näidata võimalusi, kus suunas minna. Ja mis puutub nüüd konkreetselt religiooni, mis puutub konkreetselt usku, kirikusse, jumalasse ja nii edasi, selle kohta on päris ulatuslikud peatükid, 10 lehekülge või rohkemgi ja need tuleks igal ühel huvilisel endal läbi lugeda, neid ei hakka meie siin praegu ümber jutustama. Ja sellega ma olen sinuga väga-väga nõus ja oma psühholoogi praktikas olen ka seda tõdenud, et iga inimesele läheb, on tõesti oma arusaamades ja vaimsel tasemel nagu eri kaugusel ja eri teedel. Et öeldakse küll, et me otsime nagu hingesugulasi, aga tihtipeale need hingesugulased ka ei ole täpselt seal ühe kaugusel. Aga teisest küljest teeb ka jälle selle sõnumi mõistmise see raskeks, sest me oleme oma teedel eri kaugustel. Kuidas sa seda kommenteerid? Sest siit võivad ka inimesed nagu erinevad järeldusi teha. Ega siin eriti palju võimalusi erinevate järelduste tegemiseks ei ole. Küsimus on ennem selles, kui kaugele või kui sügavale keegi oma järeldustega jõuab. Sest mõni peab seda väidet riskantseks, aga ma ütleksin siiski, et lõpptulemusena on tõde ikkagi üks ja seesama, oleneb sellest, kes ja kui lähedale sellele jõuab. Jah, see on juba nagu filosoofiline küsimus, aga sellegi poolest arvan ma, et see kindlasti on üks tee ja kui ka 2 või 3 inimest saavad selle läbi oma murest vabaks või mõttega edasi minna oma vaimsel teel. See on suurepärane, aga kindlasti on väga paljudele teisi selliseid, kas siis psühhoteraapilisi või aitamismeetodeid, mis on efektiivsemad antud hetkel, eks ole, inimesele. Eks iga inimest tuleb aidata sellega, mis temale parajasti kõige rohkem paremini peale läheb. Ja midagi sellist määrida, mis lihtsalt maha jookseb, ei ole nagunii mõtet. Selles mõttes on see õige. Teiselt poolt on ka selle teose autor korduvalt rõhutanud, et paljud asjad, millest tema siin räägib, on inimestele ennegi tuttavad olnud. Sellest on temal ainult hea meel ja andku minna. Ja tema käsitluse või esitluse omapära on ainult selles, et ta on püüdnud oma sõnul kokku võtta kõik selle, mis inimesele siin ja praegu tema elus vaja on. Jah, küllap ta siis nii on. Et aga eks see inimese aitamine on üldse kunst ja ilmselt me kõik oleme seal, õpime seda kunsti terve elu ja edaspidigi veel. Nii et üks tõde on kui see, et aidata saab seda, kes aitamist tahab. Loomulikult. Vastutahtmist ei saa kedagi ei aidata. Ei, ma pean silmas telefoni, et kui helistatakse, siis juba tahetakse abi saada, eks ole. No meie telefonitöös, usaldustelefonis ongi põhipostulaat selline, et me ei saa kellelegi öelda, et tee nüüd nii või ära seda teist asja tee. Sest inimest nägemata niisuguseid resoluutseid soovitusi anda lihtsalt ei ole õige. Parim, mis saab teha, on selle inimesega koos mõelda, koos situatsiooni analüüsida ja vaadata, mis sellest võib välja tulla. Ja umbes nii, et kui teha nii, mis siis juhtub, kui teha teistmoodi, mis siis juhtub. Ja lõpuks inimene ütleb ise, et aitäh, mul läks kohe seda rahulikumaks, mul on nüüd palju asju, mille üle edasi mõelda. Nii see on, eks see on nii ka psühhoteraapias, kui inimest näed, ei tohi talle ka kunagi öelda, et tee nüüd nii või tee nüüd naa. Ta peab ise selleni jõudma. Üks asi, mis mul siin selle õpetuse juures väga meeldib ja mis haakub ka väga paljude psühholoogia tehnikate ja psühhoteraapiatega on inimese enda vastutuse küsimus. Et tihtipeale olles mures me
ei teadvusta seda vastutuse momenti ja nii-öelda oma osalust. Et Enn, võib-olla sa räägid nüüd natukene sellest, kuidas inimene peaks ikkagi suhtuma või leidma selle, haakuma selle asjaga, et ta ikkagi vastutab nende sündmuste eest, mis temaga juhtuvad. Väga hea küsimus. Kui esimene osa, see väiksem osa kogu sõnumist on nagu üldine sissejuhatus, siis teine osa algabki kohe peatükiga vastutusest. Kusjuures oluline on siin teada, et vastutus on inimesele eriomane. Tuleneb sellest, et inimene on ainukene olend, kellel on olemas vaba tahe. Teha, öelda, mõelda midagi, aga kõige sellega kaasneb paratamatult, vääramatult ja täiel määral tuleb kaasa isiklik ja personaalne vastutus. Sellest ei pääse kuhugi ja seda tuleb arvestada igal võimalikul juhul. Noh, nii ta kipub olema, aga see on ka jälle teooria, et kuidas me praktikasse saaksime inimesele selle viia, see vist peaks alustama juba väga, väga varakult, kui tal see mina teadvus tekib, eks ole. Aga paraku jah, see ikkagi meie kultuuris päris nii läbi ei jookse, aga no, ju siis on veel kasvuruumi. See on häbiks ja kahjuks meie kultuurile ja kultuuriruumile. No ütlen, kui see on 10 leheküljed tõsist juttu, siis seda praegu palju lühemalt kokku võtta nagu eriti ei anna. Aga vastutuse küsimus on tõesti keskne läbiv küsimus, millest ükski inimene ei saa üle ega ümber. Ja, et see juba väikses inimkoosluses nagu perekonnas hakkab pihta ja juba suuremates kooslustes ja kuni sellise universaalseni välja. Veelgi väiksemalt inimene ka iseenda ees vastutab oma tegudega. Jah, mõtlete kõige muu pärast. Ja kui ta kogu aeg väga pahasti mõtleb, siis ta ongi paha inimene ja kes tegi, see tegi. Ja kui ta väga hästi mõtleb, siis saab temast üks hea ja kena inimene. Väga tore. Ja, nii ta on.